tere ja millegipärast tuleb mul kutse teha ka nii-öelda universaalse armastuse lugemine 12. päikesemärgile. See on juba tulnud 3 päeva tagasi. Mõtlesin, et ei, et mul on muud tegemisi, aga see jätta jonni, nii et vaatame siis. Äkki keegi vajab seda hetkel. Universaalse armastuse all ma mõtlen siis seda, et see ei ole ilmtingimata paarisuhte lugemine. Universaalne armastus on vägagi uue aja armastuse vorm ja see on selles mõttes väga tore, sest see on midagi, mida ei saa sult ära võtta, kui sa tead, millest ma räägin, kui sa oled ühendatud sellega. Siis see on midagi, mis ajad ja inimesed tulevad ja lähevad sinu elust, kuid sina jääd ja see tunne jääb ja see kogemus jääb ja see ei ole tingimuslik, see ei ole klammerduv, vaid see on teadlik. Ma tahaks teha sellist lugemist, jah? Et see ei sõltu millestki ega kellestki, see lihtsalt on. Selline lugemine. Selline lugemine. Ja vaatame märksõnu. Ja vaatame siis jäär. Jääredele ma pigem isegi tahaks meelde tuletada, jääred on tugevad, jääred on vastupidavad, intensiivsed, ma usun üpriski läbi aja, läbi tegemiste. Kuid siin tuleb resilience ehk vastupidavus selles mõttes, kui sa lubad iseendal olla ka vahel nautlev, haavatav, tundlik. No tähendab, jääred ongi, aga nad ei näita seda välja, aga nad püüavad nii tugevad alati olla, aga et sinu tugevus tegelikult seisneb ka selles, kui sa lubad endal vahel olla ka, eks ju, naisenergias rohkem näiteks ka. Ja selles mõttes võib-olla siin tuleb rohkem nagu enese ja ka loodusega ühenduses olemist. Sõnn. Siit tahab tulla see. Sõnn tuleb teacher. Huvitav, et siin tuleb teacher, sellepärast, et sõnnil on tarokaardis, ülempreester on sõnni kaart, mis on ka õpetaja. Nii et mis armastus siit võib tulla, olgu, ma näen siin sellist asja. Sõnni armastus väljendab siin sellest, et kuigi sa võid mõnes osas olla niisugune nagu õpetaja rollis ja sa ei pea olema õpetaja ametis, et olla õpetaja. Ka lapsevanem, ka ühesõnaga oma eriala ja nii edasi. Siis ma näen siin, et luba olla avatud meele ja südamega. Siis sa kasvad, siis sa avardud. Luba mingitel kinnistunud raamidel nii-öelda ka lahustada või nii-öelda teha ruumi ka uuele. Praegusel veevahe ajastul ma usun, et see pigem, kuigi see tundub võib-olla hirmutav, sõnnile, kes on maa element, kes on võib-olla aeglasema liikumisega, traditsioonilisem selline, siis see, usu mind, sa mõistad, et see tekitab sulle sellist suuremat rahulolu, kui sa seda teed. Selline sõnum tahab läbi tulla. Võta siit see, mis sind kõnetab, jätta see, mis sind ei kõneta. Kaksikutele universaalse armastuse sõnum. Kaksikutele tuleb torm. Ja kui sa vaatad, kaksikutel mina tajun, et justkui nagu oleks keset tormi tea, et sa ei ole kunagi üksi.
siin tuleb armastus kõrgemates sfäärides. Tähe perekonnalt. Siin on hea ühendus. Ja ma tunnen, et see, mida ma räägin, on võib-olla väga ufolik lugu, aga ma tunnen, et siinsed kaksikud teavad, millest ma räägin ja mitte ainult kaksikud, vaid ka teised teavad, millest ma räägin. Ehk siis nad teavad, et elu ei piirdu ainult selle sündmustega praeguses olukorras või sinu kehameelega, vaid nad on avarad hinged, eks ju. Ja ma tunnen, et kuidas öelda, nende tasakaal on paigas, sest nad teavad, et nad ei ole kunagi üksi. Nad teavad, et nad on alati hoitud kaitstud suuremate, kõrgemate jõudude poolt, tasakaalujõudude poolt, et nad on hoitud isegi keset torme, mis ümbruskonnas võib-olla on. Et ja see armastus on juba kõrgvibratsiooniline armastus. See on juba higher love, eks ju, see ei ole lihtsalt selline tavaarmastuse mõõde, siin on midagi enamat, ja sealt tuleb ka julgus, tugevus, vastupidavus ja muudki teemad, õnnistused ja nii edasi. Kes järgmine on? Järgmine on vähk. Vähil tuleb siit selline. Vähil tuleb ka. Ära unusta, et sa oled tugev ja jätkusuutlik ja enesekindel edasiliikuja, kuid ära unusta, et sinu tugevus tuleb ka. Esiteks, kui sa tuletad meelde, et elu ei kesta igavesti ja et naudi seda teekonda ja sa saad veelgi rohkem jõudu. Võtta aega ka nautlemiseks. Ja sa saad veelgi tugevamaks läbi selle, kusjuures paradoksaalselt nii on. Ehk siis üleskutse siin pigem on see, et armastage seda oma algse naisenergia dünaamikat. Ehk ära ainult tööta ja rassi ja rühi ega üle mõtle, vaid võta aega nautimiseks, kas toiduga, kas looduses, kas muusika, kas rännakuks mingisuguseks väljasõiduks, lihtsalt olemiseks, puhkamiseks, passiivseks, lõõgastuseks. See, kusjuures laeb sinu akusid, et sa saaksid edaspidi tugevam olla. Et see võib-olla siin on armastus nais- ja meesenergiate tasakaalu vahel. See, kusjuures paradoksaalselt aitab sul edasi liikuda palju kergemini ja vähema vaevaga. Nii, lõvid. Lõvidele on tähtis kodu. Ma näen ka siit muusikat, kodu. Andmine, saamine, vastuvõtmine. Siin võib olla ka armastus kodumaa vastu või armastus koduste vastu. Aga kodu laeb sind, kodus sul on hea. Võib-olla ka kodutunne ükskõik, kus sa ka ei ole. Leia see oma häälestus, eks ju. Selleks see on võimalik, kui sa armastad ennast maksimaalselt üleni, eks ju, see on siis võimalik niimoodi joonduda. See on kunst, see on defitsiit. Igaüks ei oska ega suuda seda mingitel erinevatel põhjustel. Kui sa tahad nendest takistustest, põhjustest teada saada ja neid läbi murda, et see saaks võimalikuks rohkem, võtta minuga ühendust. Nüüd tuleb Neitsi ja Neitsile ma tahan võtta siit alt.
Neitsi on armastus, oota, kuidas ma ütlen siis enesearmastus. Armasta iseennast kui oma elu juhti. Armasta iseennast kui oma elu juhti. Tee julgeid valikuid. Et see on võib-olla see, et ära anna oma väge teistele, vaid loo ise oma elu. Kaalud. Armasta iseennast kui tervikut, keha, meel ja hing. Tundub, et sa oled selles protsessis, siin nagu Liblika tiivad ja House of Love, et tule enda keskmesse rohkem. Jällegi selline kodutunne iseendas, ükskõik kus aga ei ole. Tundub, et juurtsakra mingi teema on seal. Punased värvid olid. Selles mõttes, et maandus, ema teemad, kodu, keha, meel ja hing. Skorpion on järgmine. Skorpionil on in tune. Skorpionil pigem on nagu häälestus samamoodi kas oma sisemisele mees- ja naisenergiale või siis oma lähisuhtes olla häälestunud. Olla häälestunud ühele lainele või siis sõnum leida endaga ühel lainel olevaid sündmusi, inimesi ja olemisi. Väga ilus kaart. Et siis elu nagu liigub. Ja ma näen siin, et ma näen siin oma energiaväli on lausa siin. Nagu oleks kohting. Lill on tüdrukul ja ehk leia enda sees eelkõige siis mees- ja naisenergiate koosmõju. Kui sa aga tunned, et sul ei ole seal, et sul on seal käärid, siis on kutse seda sisemiselt teha eelkõige. Nii, Skorpion on 8, 9 tuleb Hambur. Hamburil on oska vastu võtta, oska anda ja oska mõista, et see loodusseadus oleks tasakaalus, andmine ja saamine ja vastuvõtmine oleks tasakaalus. Siin on soojad energiat, et ära pelga vastu võtta soojust, sõprust, suhtlust, tarkust. Siin on ka tänutunne. Siin on, kuidas öelda, oma väe või motivatsiooni äratus, sütitus, et sa saaksid edasi liikuda, võtta see vastu. Et see tuleb heas südames, nagu kuldnokad oleks siin koos. Keegi vanem, keegi noorem, nagu laps vanem, selline dünaamika. Järgmine on kaljukitsel. Kaljukitsel tuleb sama, kukub välja. Kas sa oled ise see, kes annab või see, kes võtab vastu, kuid luba sellel soojusel, sellel essentsil avalduda, kas see on kingitus, kas see on pärand. On see siis mingid elutarkused, soojus, motivatsioon, äratus, kohalolek, kvaliteetaeg
universaalne armastus, oska seda vastu võtta. Tihtilugu need, kes on liiga meesenergias, nemad ei oska seda vastu võtta, sest arvatakse vana stambi järgi, et ma pean olema tugev, julge, vastupidav ja pannakse plokk ette, et ma ei vaja nõrkusid, ma ei vaja naisenergiat, ma olen mees, eks ju, või midagi sellist. Aga siin on, kusjuures mehed ja naised, aga siin on nagu, et mõlemad on olulised. Mõlemad on olulised. Ja sa näed, kuidas su elu transformeerub kergusega. Veevalaja. Veevalajal on, et suhtlus, ka veevala ajastul, on tähtis suhtlus. Ja seda armastusega. Armastav suhtlus on transformeeruv rohkem kui sõnelus, käratus, mingi õelus või mingid, et armastav suhtlus on palju edasiviivam ja palju paremini kuulatav, kui seda teha armastavalt ja austavalt. Ja suhtluse all on väga suur osakaal ka kuulamisel, oskus kuulata teist ja tema seisukohti, isegi kui nad ei lähe võib-olla sinu omadega üks ühele, et kuulata ära. Ja sealt võib sündida midagi väga toredat ja imelist, kui seda teha. Kui seda teha teadlikult ja austavalt, et mehed ja naised eriti omavahel, sellest võib sündida sünergiline koostöö, kuid tihtilugu egod rikuvad selle voolu ära nii-öelda. Kalad. Kaladel tuleb printsess. Ja tuleb hobune ja justkui nagu loodusest hoolitsemine. Ma ikkagi ei saa aru, mis see printsess täpsemalt tähendab. Night vision. Okei. Siin on nagu armastus, kas loodusele või loomade vastu. Night vision. Aga justkui nagu oleks takistused või hirmud. Ja siin on nagu mingi unistus või dreamer ollakse nagu. Ma näen, et siin tuleb läbi, et see võib olla sinu sisemise lapse unistus. Et võib-olla, kas ma vaatan? Võib-olla vaata üle, kas on endiselt sinu unistus või sinu sisemine laps kunagi unistas seda. Ja sa oled jäänud sinu unistusse kinni. Siin on mingi ähmasus või mingi night vision, justkui nagu oleksin, see ei ole puhas taotlus. Et võib-olla enne, kui sa seda unistust teostad, sest see tundub väga selline suurema, kallihinnaline või suur unistus. Et kui sa selle sinna investeerid, siis see on suur vastutus, eks ju. Et ennem uuriga, ega see ei olnud kunagi sinu sisemise lapse unistus. Ja kas ikka praegu on see sama unistus sinu jaoks tegelikult ka reaalsus või sinu praegune mina tegelikult tahaks midagi hoopis muud. Võib-olla nagu enne, kui sa rakendad või ellu viid seda unistust, make sure, kas see on lihtsalt unistus või see tegelikult ka nagu see visioon või see eesmärk peab endiselt paika või see on kuskilt emotsiooni pealt nagu mingi sisemise lapse loodud visioon kunagi.
sest ma näen, et see vajab ääretult suurt vastutust, aga printsess jääb mulje nagu see oleks nagu kellegi noorema hinge või noorema inimese unistus, et kas ta jaksab seda ikka kõike kanda. Oih, mul tahab siit kalade osast tulla hästi vastutustundega armastuse loomine. Millegipärast. Kaladel vaata on yin-yang ja mulle tundub, et siin on ka nagu oleks nagu kas nähakse tervikpilti või siin on nagu takistused ja takistused on selleks, et sa enda sees saaksid selgusele, mis on endiselt valid, nii-öelda teemakohane ja tõeliselt paikapanev ja mis nagu vajab veel ülevaatamist enne, kui sa investeerid või see, et kas sa jaksaksid, kas sa mõtled ka põhjust-tagajärg, kas sa jaksaksid seda kõike nagu ülal pidada või on see sinu sisemise lapse niisugune nagu unistus kunagine. Et siin seda eristada oleks sulle on ka sind ennast armastav ja ka teisi armastav, et vaata läbi, see on üldlugemine, võta siit see, mis sind kõnetab, jätta see, mis sind ei kõneta. Ja selline, võtan ühe, ma ei tea, mis päev täna on, aga uueks nädalaks võtan ka ühe märksõnakaardi ja uuel nädalal, praegu on vist nädala lõpp, aga uuel nädalal tuleb ju need jaanid ja võidupühad ja uuel nädalal tuleb jäär ja äkt ehk toimeta, liigu, alusta. See tuleb kõigile siis kogu kollektiivile see sõnum. Et on soodus alustada millegiga, tegutse, liigu, alusta. Väga võimas. Kuigi võiks mõelda, et tuleb sellised nagu pühad vahepeale, siis ma usaldan seda kaarti, et see kaart tähendab seda, et ole ikkagi aktiivne puhkuse ajal. Tuleb aktiivne puhkus nii-öelda. Tundub vist nii. Aitäh sulle. Nägemist.